Tere tulemast Lõuna-Eesti rallile, aasta on 2026 ja me oleme siin keset Utite Paisjärve. Jaa, tere tõesti, et käimas on siis 24. Lõuna-Eesti ralli. Tegelikult oleme me esimese päeva lõpus. Oleme ära näinud, meie silmad on ära näinud ühe kruusakatse ja ühe linnakatse. Ja tegelikult oli päris põnev, et päris palju on neid sõitjaid täna rajal, kes on täiesti uute autodega ja täitsa võimaste autodega. Ja ka meil on täiesti uudne sõidurist siin käsil. Mulle tundub, et me ei ole võib-olla veel kõige rohkem harjutanud. Ma jään kohe seljaga kõigile televaatajatele. Aga ja, et me loodame, et tuleb ka homne päev hästi põnev, tegus ja äge ja kindlasti tuleb meie videos ka üks üllatus. Tasub siis ootama jääda, milline see üllatus on. Ja ma arvan, et me rohkem sääski ei toida. Ja lähme siis ette valmistama homset päeva. Ja hästi tore on ka lisaks siis minul isiklikult hästi tore on see, et lisaks sellele, et ma teen pilte, siis ma tegelikult olen osake sellest tiimist, kes seda rallit sotsiaalmeedias teieni toob, nii et hoidke silmad kõrvad lahti. Aga me istusin tänase võidumehega üldse sugugi niisama, vaid tegelikult on meil mõte, et kuna on tulnud tagasisidet, et me võib-olla räägime liiga vähe, mina tegelikult ei räägi vähe, aga Meribel kunagi ei näita teile, ma räägin tegelikult palju rohkem. Ma räägin väga palju, aga see kunagi eetrisse ei jõua, aga me oleme otsustanud nüüd siis tagasiside põhjal ennast natukene parandada ja oleme loonud või loomas siis uut sellist traditsiooni loodetavasti. See paneb küll natukene pinget Tõnule peale, et ta peab järgmistel etappidel ka kohal olema. Vähemalt asukohas kohal, kas just sõitma või lugema. Aga mõte on siis järgnev, et kuna minu kõrval istub tegelikult elav ralli ajalooraamat, ehk siis ükskõik kuhu me ka ei lähe, ükskõik kuhu Eestimaa nurka me ei lähe, siis on Tõnul Mustmiljon lugu parasjagu sellest kohast, katsest, rallist, inimestest, kurvidest, puudest, kändudest, ühesõnaga kõigest, mis vähegi rallil toimuda saab. Ja ega me kadedad ei ole. Me hea meelega jagame seda kõike teiega ja ega ma pikalt ei tohi jutustada, sest Meribel muidu jälle lõikab selle kõik välja. Ja ma annakski nüüd teatepulga ja sõna üle Tõnule, kes siis pajatab teile ühe ägeda loo Lõuna-Eesti ralli ajaloost, mis on teatavasti juba küllaltki pikk. Aga et milline on siis olnud sinu jaoks selline kõige huvitavam seik Lõuna-Eesti rallist, mis on kohe meelde tulemas? Mul on tegelikult neid paljusid, neid öiseid kohavalikud ja hommikul avastad, sa istud täiesti mõttetus kohas. Aga mul tuleb üks lugu meelde selle teada-tuntud kurviga, mida kõik teavad tänaselt esimeselt kiiruskatselt. See on YouTube'ist järgi kontrollitav lugu täiesti. Ma arvan, et video autor sõitis turvaauto kõrvalistmel täna. Ja ühesõnaga sinna auku üle katuse maandus üks veokas. Roolimees oli Võrust, kaardilugeja oli täna ka ühe teise veoka kõrvalistmel, neil hästi ei läinud. Ja see veokas maandus niimoodi, et oli vaja kähku püsti lükata, aga kahe turvakaare ja kabiini vahel oli puu. Ja veokas ei liikunud, aga meil oli miski pärast saak kaasas. Siuke ilus saag, veneaegne puust kääbideme ja kes me hakkasime seda mändi maha saagima, siis see kääbide läks puruks. Ja lõpuks me saagisime sõbraga niimoodi nagu 2 mehe saega selle puu sealt ära ja mehed sõid oma veoka kätte. See on näiteks üks lugu. No võt, ja selliseid tegelikult on igalt rallilt Tõnul rääkida, mida ma arvan, et nii meie vanused kohe kindlasti, kui ka tegelikult ma arvan, et väga paljud vanemad inimesed ei tea, et tegelikult on, ma arvan, et väga tore ja põnev jääda ootama, mida on siis Tõnul rääkida Paide rallist. Ja ma usun, et seal tal tuleb täpselt sama lause, et neid lugusid on mitu.
nii et teil on nüüd võib-olla natukene rohkem mida jääda siis ootama, et Tõnu ajaloonurk on tulnud selleks, et vähemalt selleks hooajaks jääda, aga kuna neid lugusid on nii palju, siis ma arvan, et me võime jätkata nendega ka järgmisel hooajal. Aga ega midagi ma rohkem ei räägi, mul ei lubata rääkida, ma väga tahaksin rääkida. Siis Lõuna-Eesti ralli 2026 aasta lõppu ja naudime siin päikeselist ilma, kuigi tänaseks lubas päris mitmesse kohta paduvihma ja äikest ja rahet, aga meie seda õnneks ei näinud ainult läbi autoakna, et vedas ilmaga. Aga ma võib-olla küsiks, kuidas olid sinu selle ralli mõljed? Võin enda kätte võtta, ma tänan. Väga kähku läks. Ilmaga vedas, ma ütlesin, et ei saja, nii et minu ilmaennustust võib uskuda. Jätan bioloogia ameti maha ja hakkan ilmaennustajaks ja ei, koduralli on ikka tore. Minul oli ka väga tore. Samuti ilmaga väga vedas. Ma vahepeal kartsin, et ma päevitan endale särgi selga, millega ma ei olnud absoluutselt arvestanud, nii et see on ainult positiivne, sest et käes on suvi. Mis on minu elamused? Väga kihvt ralli. Võistlejatelt oli palju kuulda kiidusõnu trassi valikule. Et ei olnud jokutamist üle sõitudel. See kõik käis väga kiirelt, kihvtid katsed. Nii et au ja kiitus siis kõikidele korraldajatele veel kord, et väga tore ralli igati, tõesti. Aga jah, näeme siis loodetavasti Rally Estonial, aga kui mitte Rally Estonial, siis kindlasti Paides näeme. Ma nii palju ütlen, et Rally Estonial ma ei tea, kas näeme, aga me võime väga üllatavas kohas näha, mida ma välja ei ütle Rally Estonial. No vot, jälle läks asi põnevamaks, aga mul on veel üks asi öelda ja see on miau. Kui meri muutuks viinaks, hakkaksin ma allvel laevaks, hakkaksin ma allvel